Tervist! Merike ja numbrite keel. Olen lubanud teile pikalt rääkida siis inimestest sünnipäeva järgi ja sellist sarja teha. Ja see on siis selle sarja esimesed ehk siis number 1. Kui oled sündinud siis 1., 10., 19. või 28. päeval. Räägin teist siis üksipulki. Ja olge teie kõik teised siis kannatlikud, sellepärast et sellega läheb veits aega, et kõik te numbrid siis saab tasa ja targu. Ehk siis teie olete, teate sellised tüübid, et kas te olete liidrid, tähed või egoistid. Ja mäletage, ma räägin üleüldiselt sellest kõigest, eks ju, et ära võta nüüd väga südamesse, kui ma ei räägi sinust. Ja kui tahad väga streikida, tahad häält tõsta, siis pane kommentaaridesse, et kõik me kuuleme, näeme ja aitame ja hoiame sulle pöialt, kui sa oled väga vihane kuri minu peale. Ja kui sa väga tunned ennast ära, siis ka pane mulle kommentaar siia. Ja see kirjeldus on nüüd konkreetselt sünnipäeva järgi. Et kindlasti on igasugused erinevad mõjutused tulevad siis, kui vaadata veel kuud, mis sul on juures ja sünniaasta. Ja väga paljud räägivad, ka siis elutee ei mõjutagi. Loomulikult mõjutab. Ja, et kõik asjad mõjutavad, aga ma vaatan üleüldiselt. Ja, ehk siis meie number 1, nagu paljudes kohtades olen maininud, et number 1 all mõtlen siis inimesi, kes on ükskõik mis kuul aastal sündinud siis päevadel 1., 10., 19 või 28. Et nad on üleüldiselt kõik suurepärased juhid, väga head sõbrad, inimesed, kes väga kiiresti otsustavad, oskavad jagada ülesandeid ja nii edasi. Kuid alati on mingi kui või aga mängus nende puhul. Et räägin täna need numbrid üksipulki lahti, neil on kõigil mingi oma tähendus. Et kui ma räägin number 1 oma videotes, siis paljud on reageerinud, et mina üldse ei ole selline ja tollane ja mul on sõbrad näiteks seal 10 sündinud, et üldse ei vasta nagu nendele minu jutustatud tekstidele. Vot, et see on seetõttu, et igal kahekohalisel numbril on oma nüanss juures. Ehk siis räägin iga numbri puhul nende plussi ja miinused. Et number 1 erineb näiteks number 10 oma nulli tõttu. Number 28 on hoopis teise mõjuga kui number 1 või number 19. Et see on väga liidri energiaga, väga erinev neist kõigist. Ja täna saate teada neist rohkem, ehk siis tere tulemast kuulama, kallid kuningad ja kuningannad, kes on sündinud 1., 10., 19 või 28. päev, ükskõik mis kuus. Et miks ma nii ütlesin siis kuningad ja kuningannad, et seetõttu, et üldjuhul nad on seda või peavad ennast kuningaks või kuningannaks. Ja üldse mitte pahas mõttes, ärge siis mõelge. Ja ma olen viimasel ajal saanud hästi palju sellist kriitilist, mis ma ütlen, sellist nagu, mitte kommentaari, aga ma ei tea, kas see äkki juhtub sellest, et kevad on nii vindunud ja meil ei tule suvi kuidagi, et inimesed on veitsa õelad, aga noh, ma võtan seda kergelt. Ja see on nii naljakas ja ma tahan lihtsalt ütelda, et kui ma räägin näiteks 7, et mina olen sündinud 16. päev, ehk siis 1+6 ja tegelikult ma kuulun kategooriasse kõige ohtlikumad, ütleme mehed, eks ju, aga see on ka naiste suhtes, siis mina näiteks ei samastu sellega, mina ei võta seda enda suhtes, sest ma tean, et ma ei kaldu sinna miinuspoolele, nii et mul on kõik väga hästi. Et mina ütlen siis niimoodi, et võtke rahulikult. Seepärast, et kui ma siin midagi räägin, ei tähenda, et ma räägin konkreetselt ju sinust, eks ju. Aga sul võib see asi olla. Ja kõik ju sõltub sellest kuust ja aastast ja elutee numbrist ka. Nii, aga ma olen siiski väga tänulik, kui sa oled tellinud seda kanalit ja ma tean, et sa ootad kogu aeg sellist informatsiooni, mida ma sulle jälle juurde panen. Ja seepärast ma istungi siin nüüd laua taga, et arvuti on mul nina all ja nagu te aru saate, kui ma olen siin. Need käed kohe tõusevad, on ju. Kui ma olen arvutida, kes tähendab seda, et siin on mul väga tõsiselt midagi teile öelda. Pane siis pöidla nupuke ka sinna, vajuta tähendab seda ja jaga seda infot ka teistega siis, kui tunned, et see on sulle vajalik. Jehali. Hakkame siis pihta. Number 1, kes on sündinud 1. päeval. Nad on kõige puhtama energiaga, kõige rohkem vastavad minu videotes selle infoga, mida seal räägin. Vot.
Eks number 1 on päike. Väga puhta ja selge energiaga. Kõige puhtamad energiat on neil, kes on sündinud päevadel üleüldse siis 1 kuni 9. Et need on kõige puhtamad. Et kui oled sündinud seal juba lisanumbritega, vaata seal, kus on ees näiteks 1 või 2 või 3, siis seal on juba täiesti teised energiat mängus. Nii nagu ma tõin just näite. Nii nagu ma räägin siis ka vaata ühtedest erineva aspekti alt. Number 1 areneb alati läbi plaani. Tal on väga palju mõtteid, üsna tihti, kuid võib jätta neid ka tegemata. Kui ei liigu oma plaani järgi ning meeskonnaga peab ta tegelikult õppima tegema koostööd. Ta on väga naiivne, usub kõike, selline särav. Ehk siis mina ütleksin, et number 1 on selline nagu ilma kogemusteta väike laps, selline päiksekiirekene. Ta usub ja on väga iseteadlik ja ideede tulemisel hakkab ta kohe sellega pihta, et tema meelest on see lihtne, teeme ära, kuid siis, kui see ei õnnestu, on ta väga õnnetu, et see ei õnnestunud. Ja seda tegelikult sellepärast, et ta tahab kõik üksi teha ja ta tihtipeale läheb tulle niimoodi, et ta ei tee mingit plaani, et võt nüüd võiks niimoodi teha või keegi võiks seda teha või võtaks selle tugevama poole. Ja eriti näiteks siis, kui nüüd läheb natukene kirjuks võib-olla teie jaoks, aga siis, kui elude number on või siis missioon on number 3, eks see, et sündinud on esimesel päeval, aga siis kui paneme kõik päev, kuu ja aasta paneme kokku, saame missiooni numbriks 3, mis on loovuse number. Ja siis, kui see number 1 inimene siis läheb nagu tulle ja siis ta ei õnnestunud, siis tal ongi katastroof, sellepärast, et ta on hästi loov. Ja ta on selline nagu väike laps. Siin on kommentaar, et katastroof kuubis. Ära solvu. Ei pruugi olla sina. Ja et elude numbri saad siis, kui liidad kokku sünnipäeva, kuu ja aasta. Et seepärast siin number 1 on väga avatud inimesed, väga toredad sõbrad, väga naiivsed, et sellised vahvad, nendega saab nagu tulle minna. Et sõbrana usaldab ta sind täielikult, nii et ära oma sõbra number 1 peta. Kui sa oled ikkagi sõber, siis ole konkreetne sõber, et võib juhtuda, et nad lõpetavad suhte sinuga päevapealt. Nii et siis number 1 on väga puhas energia, ta on tulnud siia maapallile saama kogemusi läbi oma tehtud vigade ning kahjuks need õppetunnid võivad vahel olla väga valusad. Neile võivad vahel eluteele tulla väga räigelt valusad õppetunnid, kogemused, et miks see nii juhtub, aga selleks, et ta oma õppetunnid saavad, et nad saaksid oma õppetunnid. Et see pole hea ega halb, aga lihtsalt ta areneb niimoodi. Ja teate, mis üleüldiselt number 1 suhtes mõtleks niimoodi, et neil on väga raske lapsepõlv. Natuke teeb muidugi kurvaks ja seepärast need sõjakaks ka tihtipeale muutuvad need number 1. Nii nagu te olete eelnevalt kuulanud mu neid videoid ja kui ei ole, siis mine kuula paari suhte kokkusobivust, siis number 1 on sellised sorry, aga kõige hirmsamad partnerid. Ma loodan, et sa kuulsid. Ja, aga siis, kui nad on miinuses. Konkreetselt ütlen veel kord, et kui nad on miinuses. Väga palju häid pluss inimesi tean mina, ehk siis väga palju positiivseid number 1 siit tean mina. Ja kusjuures ma räägin üleüldiselt meestest ja naistest nüüd, mitte ma ei räägi meestest, nii et mehed ärge arvake, et ma kogu aeg teid tulistan siin. Ja muidugi ma ütleksin niimoodi, et kui veel sa oled sündinud päeval number 1, siis su elutee number on number 1 ja sa liigud täiega miinuses, siis on päris õudne. Aga kui sa oled positiivne number 1 ja kui su elutee number on näiteks 8 ja sa oled ka positiivne, siis on täiskäik edasi ja käsi kullas. Okei, nüüd ma läksin jälle lobisema. Nii. Seda tahtsin ütelda, et lapsepõlv on raske. Issand, näete, kuidas ma hüppan ühelt lainelt teisele kohe, jah? Selles suhtes, et nad satuvad sellisesse perekonda, kus üldjuhul vanemad on lahku läinud ja siis tal on kas noorem vend, noorem õde on ju, või siis on vanem vend, vanem õde, aga tema justkui peab kogu aeg ennast näitama selle teise õe-venna kõrvalt, et tema on ka keegi, nagu silma tahab paista. Ja võib olla ka niimoodi, et kui ema on seal üksinda hakanud neid kasvatama, siis ta on justkui olnud emale toeks.
aga ka nagu selle prisma läbi, et ta kogu aeg on tahtnud ennast tõestada ja näidata, et temaga on keegi, et ema ära muretse, et me saame hakkama, mina aitan sind. Võtab nagu vastutuse enda peale. Ja just see koorem, et ta on justkui aidanud siis, võtnud selle, ütleme siis, kui vanemad on lahkunud, võtnud siis ka selle ema või isa rolli ja hakanud aitama oma vanemal, kes siis neid on jäänud kasvatama, siis neid nooremaid või vanemaid omadesid-vendasid kasvatama. Ma loodan, et sa said aru. Ei ole meie lahkumine olnud see lapsepõlv ja sellepärast nad on üldjuhul, ma lähen nüüd oma spikrist küll natukene välja, aga ma tahan seda millegipärast teile ütelda, sellepärast nad on ka tihtipeale ebausaldavad suhetes ja sõprussuhetes ka, seepärast nad justkui kogu aeg ootavad nuga selga, aga mida ei ole tulemas. Ja siis nad mõtlevad ise välja selle loo ja usuvad sellesse ja siis nad ongi selle koorma all kogu aeg. Nii. Aga kui nad on miinuses, jah, mäletate. Nii, ehk siis number ühe arenemine toimub läbi planeerimise. Soovitus on õppida oma igapäevaelu ning samuti ka tegevusi ette planeerida ning sellest ka kinni pidama. Siis toimub täielik kasv ning tohutu edasiliikumine oma elus. Oluline on samuti ka jälgida oma tegemisi, kas liigub plaani järgi. Üldjuhul võib juhtuda, et number 1, sa said mingi fiks idee, hüppasid tegevusse ja tuld ja läbi mõtlemata, et mis sa järgmiseks pead tegema. Et sul on veel ka kombeks see, et kui sa nagu mõtlesid mingi idee peale, siis sa nagu, davai, hakkame pihta, teeme ära. Ja siis sa tegelikult ei mõtlegi selle peale, et saad aru, et võib-olla tõmbasid tule peale nagu kogu kambale. Et võib täiega nagu mingi prahmakaga see ära lõppeda. Nii. Jah, et mõtle läbi siis, mida sa teed, number 1. Sulle on see väga oluline. Ja ma ütlen siit nagu ka ääremärkusena see, kellel on väga palju ühtesid oma sünnipäevas, kuus ja aastas kokku, siis teid võib see ka mõjutada. Aga oleme siis selles sünnipäeva numbris praegu. Aga ikkagi väiksed ääremärkused. Ja see on natukene pussakääre, vahest tundub, et pea plahvatab, aga uskuge mind, kui sa oled selle numeroloogia asja sees, siis sa lihtsalt niivõrd hakkad sellest aru saama, et sa lihtsalt teistmoodi ei saagi aru. See on võib-olla siin naljakas, et ma siin õega ka pikalt rääkisin, siis ütles ka, et kuidas sa sellest kõigest niimoodi aru saad, võt saabki niimoodi aru. Et teie numeroloogiad, kes te olete õppinud või siis astroloogiat. Astroloogia on küll teistsugune, aga sama süsteemiga praktiliselt, et ta õpib neid inimesi läbi planeetide. Et siis kirjutage kommentaaridesse, et kuidas teile tundub see numeroloogia, kes te olete siis numeroloogid, et kas tundub selline üsna oki-toki, see on nii, et nagu hammaste pesu automaatne. Nii, number 10. Seal on nüüd see 0, eks ju. Teie, kes te olete sündinud 10. päev. Ja siis see tähendab seda, et sa oskad väga hästi nullida või tühistada oma otsuseid. Nad justkui ei tea, mida tahavad. Kord tahab seal töötada, siis tahab hoopis teises kohas töötada. Et või pange oma laste puhul tähele, kus nad harrastuste osas vahetavad oma soove. Kord seda, siis hoopis midagi muud. Et korraga võib näiteks ka isegi täiskasvanud, et võib ütelda, et ta tahab minna kitarri õppima või siis korraga teda ütleb, et ta tahab hoopis boksiga tegeleda. Või siis tegelikult tahab üldse baleriiniks hakata. Vahet pole kas poiss või tüdruk. Et tal on suht raske nagu otsuseid teha, et pidevalt muudab meelt. Ehk siis peale otsustamist number 1 võib kiiresti teha nagu tulle minna, ütleme niimoodi, kui sa oled sündinud 1. päev. Aga siis see 0, kui sa oled sündinud 10. päev, siis on niimoodi, et nagu lähed nagu oma mõtetest tulla, et hakkad tegema, siis korraga käib põpp. Ja ma ei tahagi seda teha. Ehk siis soovitus number 10 puhul on sama, mis number 1, et tuleb õppida planeerima ning analüüsima oma lõpptulemust. Et milline on see lõppfaas, kuhu sa tahad jõuda. Et kui sa tahad boksiga tegeleda, siis peaksid mõtlema, et milleks sul seda vaja on. Et mis see nagu lõppeesmärk on, et kui sa boksima lähed, kas selleks, et saada tugevamad mingid lihased on ju, või siis see, et sa tahad kellegi lihtsalt lõuga anda. Nii lihtne see ongi. Mina seda teist varianti ei võtaks, sellepärast, et siis tuleb politseijonu ja teeb aita sulle. Mis peab kinni lihtsalt konkreetselt. Et see ohtlikuks ei muutuks siin kõigile teistele.
tegelikult te saate aru, et ma lihtsalt nagu praegu liialdan, eks ju, et ärge võtke jälle südamesse seda, aga ma saan aru, et te olete ise ka punes sellega, kui sa oled vähegi adekvaatne inimene, sa saad isegi aru, et täitsa lõpp, et alles ma mõtlesin niimoodi, jälle ma tahan midagi muutust, et miks ma ei suuda nagu maha rahuneda, et siis paluge oma kaaslasele abi lihtsalt. Või siis on see, et sünnikaardis ka, kui te siin oma analüüsi võtate, siis ma annan teile seal soovitusi ja see pole minu isiklik väljamõeldus, et need, kes võtavad suulisse analüüsi, siis need saavad ja minu kogemusi sealt juurde, aga need, kes võtavad kirjalikku, siis nemad saavad konkreetselt täpselt nii, nagu on süsteemis kirjas, niimoodi sa täpselt saad selle. Nii, ehk siis number 10 puhul on väga oluline analüüsimine, miks sa seda teed, miks sa seda tahad ja samuti, miks ma seda tahan just nüüd, et kas ma pean aitama, näiteks kui sa oled otsustanud, et sa tahad kedagi aidata, miks sa seda aidata tahad, siis number 1-del ehk siis number 10-tel ka, teil on nagu, ma ütlen päriselt, et teil on nagu mingi oma kala kuskil seal ojas, oma lehm ojas, soomlased ütlevad niimoodi, oma kasu mängus, jah, võt niimoodi, et ma ütlen päriselt, et no väga kahju, ära solvu. Kui sa oled muidugi sündinud nüüd veebruarikuus, aga sa oled number 1 või number 10, siis on teine asi, sa võidki olla väga hea südamlik, aga number 1, 10, mis oli 19, 28, nemad on sellised, teate, et võt, kui teist aitab, siis ta kohe mõtleb, et siis ma saan temalt seda asja. No parandage, kui ma olen valesti aru millestki saanud, aga see lihtsalt on niimoodi. Nii, ehk siis üleüldse, et nendel inimestel, kellel on 0 taga, pange siis tähele, on ju, kas sa oled 10. päev, 20., 30. päev, siis teil on vaja tegeleda spordiga. Sellepärast, et see 0 on selline, teate, nagu selline narri või sellise hüpiku nagu number ja ta ajab segadusse hästi palju. Te olete ise suhteliselt palju õnnetud selle pärast, et pange see oma segadussporti ja treenažööridesse jookske, kuulake muusikat, tehke midagi konkreetselt, et teil on vaja nullida ära see. Sellepärast, et muidu, kui te ei pane seda sporti, te olete agressiivsed teiste inimeste peale. Sellepärast, et te ei saa ise aru, miks te sellised olete ja siis teil on kogu aeg selline tunne, et teie kaaslane on jobu. Siis tahaks lõuga panna. Vahet pole, kas sa oled naine või mees. Suht kiiresti käed hakkavad liikuma teil. Ja eriti suu hakkab väga hästi liikuma, sest te tahate teistele sõnade kaiget teha ja nagu te teate, siis on... sõnad pidid rohkem haiget tegema kui nuga või? Oli mingi ütlus on selle kohta. Kui sa tead seda ütlust, kirjuta kommentaari. Mul ei tule praegu meelde. Aga minu meelest see on niimoodi. Järgmine on meil number 19. Nii, mille puhul siis tema erineb teistest numbritest, et siin on siis ka number 1, eks ju. See on siis seesama energia, mis ma enne 1 puhul rääkisin. Ja siis see on siis planeerimine ning oma plaanide jälgimine, nii nagu soovitasin. Kuid number 9, et mis on siis 19 teise number, kisub seda inimest pidevalt teisi inimese aitama. Vaata, siin ongi nagu teine lugu. Kui sa oled number 1, kui sa oled number 10 ja nüüd sa oled number 19. 1 + 9 on kokku 1 ja kui ma räägin oma videotes number 1-dest on ja kui sa oled sündinud 19, siis sa võidki mulle öelda, et sina küll selline ei ole. Ja ei olegi. Mõnes mõttes võid olla ja siis jällegi justkui ei ole. Et see on tegelikult selline hästi hea numbrite kombo. Et number 1 ja 9 juhi omadused ning teiste aitamine segunevad. Tihtipeale jookseb pea ees aitame teisi endale aru andmata, kas seda on üldse vaja teha. Vot, ja oota, mul on trükiviga siin. Ja tegelikult üldse endale nagu jah, aru andmata, kas seda on vaja teha. Ja sul on tead, seal on niimoodi, et number, sa peaksid enda käest siis küsima sellised küsimused, et mida ma tahan, millal ma tahan ja mille jaoks ma tahan. Et seepärast, et sul on vaja teada, mis see lõpptulemus on ja mis see tegevuse tulemus on. Et number 19 on kiire protsessi hüppama ja kohe toimetama. Kuid kui sa ei saa aru selle lõpptulemusest, siis võib juhtuda sinu puhul siis nii, et sa lihtsalt jooksed kokku nagu krahiga. Kui sa ei tea, kuhu suunas liikuda või sa hakkad nagu, kuidas ma mõtlen, sa hakkad lammutama, sa hakkad lõhkuma mingeid projekte, mingeid suhteid, tegevusi ja nii edasi.
kui sa näed kuskil, et on ebaõiglust või siis protsessi ei liigu nii, nagu sina tahad, et siis see 19 võib muutuda väga agressiivseks. Et need, ütleme nüüd astroloogiliselt, siis seda mõjutavad seda number 19 Päike ja Marss. Et ma ei oska rohkem sellest midagi rääkida, astroloogid saavad siia nagu panna oma juttu juurde. Aga need on suht sellist tulist planeeti, nii palju ütleb minu blond loogika ka. Ja need väga mõjutavad siis sõjakalt seda number 19 inimest. Ja sinul on täpselt samamoodi soovitatud siis selline tegevus nagu number 10, ehk siis tee enda plaanid, kuhu sa tahad liikuda, mida sa tahad teha ja tee analüüs selles suhtes, et miks sa sinna tahad liikuda, mida sa sellega saavutad ja mine ka tipa-tapa nagu protsessi. Ja siis number 19 on iseenesest energiaga, kes juba viib väga edukalt ette võetud tegevusi lõpuni. Number 9 on sellise 0-4, kuid teen ära. Teate, selline väike sõjakas selline, et võt otsustas ja läheb tulla ja teeb ära. Et siin selle numbri puhul on analüüs vajalik selle jaoks, et leida tuge, kui tuleb rahutuse tunne, mis number 19 võib eriti tihti esineda. Et siis sul oleks mille peale nagu toetuda, kui sul on mitte päevaplaan, päevaplaan ka võib-olla, aga sul on nagu analüüs tehtud, et mõeldud läbi need kriisiolukorrad. Sul võib tulla nagu see agressiivsus, ütleme, kas sinu sees näiteks, et kui see ei lähe täpselt nii, nagu sa tahad, et kui sa oled 19. päeval nüüd sündinud, vahet pole kas naine või mees, et kirjuta mulle siia kommentaaridesse, et kuidas sina tunned, kui sa milleski ebaõnnestud, et kuidas sa käitud, et mina õpin ju ka läbi selle. Ma peaks ütlema, et mul ei ole ühtegi 19 päeval sündinud niimoodi tuttavad, keda ma kohe niimoodi pauhtigi teaksin. 10 on number 1 on, aga 19 ei ole. Ja kui sul on näiteks selline 19 sündinud inimesel, vaata, kui sul on sellised jätkuv agressiivsus peas, sa võid tajuda ja tunda, et kõik on nii ebaõiglane ka vaata elus ja üleüldse, et sul kõik läheb nagu allamäge, et siis sul võivad tulla tervisehädad. Sul on see kõige kriitilisem, miks ma teistele seda ei öelnud, et võivad tulla maksa ja naha probleemid. Võivad tulla ka teistel siis number 1-del, 1 ja 10 ja 28 ka, aga pigem 19. Selline, nii siis number 28, siin on lugu hoopis teine, sest siin on ees esimene number 2, mis annab täiesti teise lähenemise. Mäletate, ma olen rääkinud number 2-dest, nad on sellised hästi toredad, hästi nunnud, hästi punnud, selline nii mõnus. Et number 2 ei ole üldse juhi number, vaid pigem soov aru saada. Ja number 8 on tarkuse number, ehk siis realiseerija. Kui 19 on selline sirgjooniline tegutseja, siis 28 on vastupidiselt pigem mitteadekvaatne tegutseja. Ja nüüd tähelepanu. Issand jumal, ma mõtlen praegu, kas ma ütlen selle välja teile või mitte. Aga kõige suurema austuse juures teile, siis teie vastu 28. päeval sündinud inimesed. Et võtke nüüd arvesse, minu jaoks ei ole halbasi ega häid numbreid, et minu jaoks kõik numbrid on täiesti ühel viival. Aga 28 annab sulle sellise energia, et sa oled väga manipuleeriv ja väga kergelt ja kiiresti viskad vastutuse teise inimesele, eriti oma lähedaste õlgadele. Et tegelikult on see üks kõige mega kõvem manipuleerija number, eriti kui ta on miinuses. Nad oskavad väga hästi teisi inimesi ära kavaldada, omakasupüüdlikult, vaikselt ja salamisi. Meelitavad nad oma empaatilise lähenemisega oma võrku ja panevad teisi inimesi tegutsema. Number 8 saab kõigest aru, mis toimub ja kuhu ta sihib, kuid number 2 seal ees pidevalt manipuleerib teiste tunnetega. Samuti on ta ise selle 2 ja 8 energia mõju all. See inimene, kes on sündinud 28. päeval, siis teate üldjuhul, temal on nagu mega raske lapsepõlv olnud. Ja kui sa oled temaga suhtes, siis sul hakkabki kahjudest. Mina olen olnud suhtes inimesega, kes on sündinud 28. päeval. Oskan väga hästi rääkida temast, aga ei räägi teile siin sellest.
ja ütlen ainult sellise asja. Kogemust on olnud pigem miinuses oleva inimesega, kes oli väga manipuleeriv. Kuigi nüüd ma tean numeroloogina, tal oleks olnud väga võimas võimalus olla positiivne, ehk siis plussis. Mina numeroloogina tean, et meil kõigil on valida, kas me tahame liikuda plussis või miinuses. Sina, kes sa kommenteerid vahepeal mind sind ja tulistad pahas mõttes, siis ma olen nüüd juba kõiki numbreid näinud. Ja mulle piisab sellest, kui sa ainult ütled, mis number sa oled ja tegelikult ma oskan juba aimata, mis numbril sa sündinud oled. Eriti ma saan sellest aru väga hästi, kui sa kirjutad. Sest teate, see on uskumatu. Ma ei ole üldse mingi selgeltnägija, aga elukogemus on lihtsalt niivõrd suur. Ja sina, kes oled ka väga suure elukogemusega, võid kommenteerida siia selle postituse alla ja üleüldse igale poole, kus sa tunnetad ennast ära ja oled ka palju vatti elus saanud, et kommenteeri julgelt. Ma ei ole ainuke selline, et ma ju näen need inimesed, kes minul neid analüüse tellivad ja eriti need suulised analüüside tellijad, siis nendega ma ju vestlen lausa. Meid on palju, kes on saanud toredaid kogemusi. Nii, lähme edasi. 28 on tegelikult hästi raske lapsepõlvega inimene, sellepärast kui ma rääkisin seda, et kui vanemad on lahku läinud, ja mu koer tahab sülle tulla, tule siia. Ma võtan ta sülle. Selline kiisumiisu. Meil on hommikuprotseduurid tegemata veel koertel. Ehk siis 28. on väga raske lapsepõlv selles osas olnud, et kuna ta on hästi tundlik, ta on tegelikult hästi hea südamlik inimene ja tõesti tal on valida võtta see positiivne pool ja mina soovitaksin väga palun võta sina ükskõik, kas sa oled naine või mees, 28, siis sul on tihtipeale see haletsus enda puhul, et võt sul on nii raske olnud ja keegi sind ei armasta, tegelikult sind armastavad kõik, ainult lase ennast armastada ja ära manipuleeri nendega. Siis võt sina oledki kõige rohkem oma ema või isa aidanud, sõltub, kes on siis lahku läinud, siis sina oled aidanud neid vanemaid, tähendab lapsi, õdesid, vendasid, kes on siis olnud, eks ju seal, arvatavasti oled sa peksa saanud päris palju. Ja võt sul on kogu aeg selline tunne, et kõik tahavad sind petta, kõik tahavad sind ära kasutada ja kui sa suhet hakkad looma, siis sinul on see, et sa oled nagu mega hea inimene, aga tegelikult sul on kogu aeg siin kuskil taga kuklas mõlgub meeles, et aga see inimene niikuinii üks päev tuleb mind petma ja sa hakkad teda juba manipuleerima, sa hakkad teda juba kiusama, päevast päeva praktiliselt. Aga siis, kui suhtest on läinud mööda aasta-poolteist, siis hakkab pihta see trall. Ma mitte kedagi ei taha praegu ähvardada ega mitte kellelegi midagi haiget teha. Lihtsalt teie, kes te 28. päeval olete sündinud, siis palun küsige abi ja tegelikult teile satuvad, teate, mis mõte on päriselt, nagu ideaalsed paarilised. Ma tunnen teisi inimesi ka, kes on suhtes, et üks on 28. Teate, ma tunnen neid äkki 3. Ja kõigil on sama stsenaarium. Okei, ma jätan teid rahule 28, seepärast, et siin on selline. Saad mulle kirjutada kohe konkreetselt sinna Messengeri ka, teate, ma ka siin puusalt tulistan tihti peale ja räägin muid asju ka. Ma ütlen veel ühe asja siin. Ma pean kohe ütlema, 28 on hea südamlik, nad on head inimesed, tegelikult mega head inimesed, et palun uskuge endasse ja andke aidata teistel inimestel ennast, eriti kui teil on olnud raske lapsepõlv, tegelege endaga, paluge abi, seepärast, et te olete ülivõrdes head inimesed, ainult et teete õudselt palju endale isiklikult haiget, siis mis ma tahtsin ütelda, näed, läkski juba mõte mujale, ju siis ma ei pidanud teile seda ütlema. Läks minema, okei. Okei, nii tahtsin öelda ja läkski minema, okei. No nii. Ehk siis number 2 peab silmas pidama adekvaatset ellusuhtumist, peaks olema pidevas arengus, selleks, et avardada oma teadmisi, siis sealt edasi oma arengusse ja tegevustesse. Kui number 2 saab aru lõpuks, mida temalt tahetakse ja kuhu jõudma peame, siis et mis on eesmärk, siis tuleb talle appi see number 8, saate aru, 28, võt ma nüüd mängin nende 28-ga. Siis teine number aitab koguda meeskonda, loob strateegiat, tegevusplaan, mida number 2 teha ei suuda.
Ehk siis vaata, see inimene on kahes erinevas energias, mis segadusse teda viibki. Ta on iseendaga kogu aeg protsessis. Selline manipuleerib ennast kogu aeg. Ta justkui nagu, võt selle, jälle räägin isiklikus kogemused, ehk siis number 28 on selline, et ta justkui räägib sinuga nii lahedat juttu, kõik on nagu nii hästi ja üks-kaks nagu täiega keerab ära. Nagu selline nuga selga. Vot selline et vot ja siis mõtled, et ma tahan vägisi, et jopantoo, nagu mis sul viga on, just sa olid nagu normaalne, korraga oli see põmm teistsugune. Ja vot need inimesed on ka sellised, et siis kui sa elad nagu pikas suhtes, siis kõik näevad väljaspoolt, et mega lahe perekond. Või siis näiteks 28, sul on nagu mega hea sõber. Et täitsa pekkis, et ma tahaks ka endale sellist sõpra. Ja vot siis, kui see 28 manipuleeriv energia nagu hakkab seda inimest seesmiselt sööma, siis pärast mõtled, et mis asja, ma küll ei usu, et ta selline on. Päriselt või? Mis asja, sa küll nüüd temast ei räägi. No võt, eks nad on iseendaga nagu täiega puntumas. Nii, eks siis number 8 tegelikult on siis vaata rahanumber, konkreetsuse number, karma number ja selline, aga 2 on selline manipuleeriv ja see inimene on hästi nagu kahes erinevas energias. Üsna selline keeruline. Nii, üleüldse kõigil, kellel on 2 numbrit, ja see sõltub, vaata, mis energianumber see nüüd on, eks ju. Vaat siis need kõik manipuleerivad meiega. Minul on ka, mul on 16 näiteks. Aga nendel on hoopis teistsugused tähendused kui 2 ja 8. Nii, aga no mis teha? Sulle on antud see ülesanne, sa pead sellega hakkama saama. Ja number 28 on väga raske teisi usaldada. Üldse ei usalda teisi inimesi. Töökohta ka üldse ei usalda. Kõik on, ma ei ütlegi, kui seda välja, mis sõnas on. Vot pean ütlema sellist asja, et ma tunnen ainult ühte 28, aga ma pole temast veel aru saanud. Teate, mis ma tahtsin ütelda? Kui te teate narsissismist midagi, vot siis tema on see, mis eesti keeles ongi? Salanarssissist või? Issand. Piilonarsissist on see soome keeles, aga siis peidab nagu hästi pikalt. On 28. Vot nii. Aga väga suur austus teile 28. Ma ei mõtle teist absoluutselt pahasti. Pigem paluge abi ja eriti teil satuvad väga head kaaslased, kes teid päriselt armastavad. Vot sellest ma aru ei saa, kuidas te nagu aru ei saa, et teil on nagu päriselt head inimesed kõrval. Okei, ma jätan teid rahule, seepärast, et ma ei saa sellest üle ega ümber. Nii, et selleks, et saavutada seda kindlustunnet, mis sulle 28 sündinud päeval inimene see 8 annab, siis soovitan väga-väga analüüsida ennast ja paluda abi siis lähedastelt, kes sind päriselt armastavad ja tegelikult sul on neid väga palju, oma sõpradelt, kes sinust hoolivad ja siis samamoodi, kas minna psühholoogi juurde või mida iganes, mingi paarisuhte teraapiasse või vot, et ja mis ma sulle oskan ütelda? Ma ütleksin niimoodi, et mina saan sind ka isiklikult aidata, kui sa võtad näiteks oma selle sünnikaardi analüüsi. Ja siis selle abil sa saad väga palju teada. Aga üks asi, mis ma ütlen tegelikult nüüd teile kõigile number 1-dele. Te olete sellised kanged juurikad, ega teie ei usu sellesse. Ja üleüldse ma arvan, need, kes seda nüüd kuulavad, ei ole üldse teie, vaid need on teie lähedased. Ja kui teie kallid lähedased, kellel teil on nüüd kogemusi nende inimestega ja te saadate selle video talle lootuses, et äkki ta kuulab ja sa veel kirjutad talle kommentaari, et ole hea ja kuula lõpuni. Teate, mis ma ütlen kohe seda, et nii kui ta esimesed laused ära kuulab, siis tema jaoks on see üks mukikaka. Vot niimoodi. Aga ma väga loodan, et on erandeid. Selles suhtes, et kui vaata see inimene, kes on sündinud näiteks kuu on tal 9 või kuu võib tal olla 6 või 3, ütleme veebruar, eks ju, siis juuni ja mis see 9 on september, detsember ka võib sündid olla, kas esimesel 10, 28 või 19. Võt siis see hakkab juba mõjutama talle vähe sellist voodoo juttu, et eks siis 7. kuu ka, mitte 7. kuu. Jah, 7. kuu ma ütlesin vist juba 6. 7. Ja. Okei, lähme edasi. Nii, analüüsime seda numbrit siis ka kui elude number. Kui sa said missiooni numbriks number 1, et liida kokku oma sünnipäev, kuu ja aasta. Et nii siis, kui saad kokku number 1, eks sünnipäev, kuu ja aasta liidad kokku elude number 1. See tähendab seda, et sinu missioon on olla siin selge juht, luua midagi uut
meeskonna organiseerija, inimeste edasivedaja ja nii edasi. Väga suur mõju on ka numbritel, mis oli enne kokkuliitmisel, enne number 1. Nii nagu ma sulle ütlesin, et mitte ei öelnud, aga see tähendab seda, et kui sa said, see natukene läheb sulle ehk võib-olla raskeks, aga kui sa liidad kokku sünnipäev, kuu ja aasta, siis sa saad mingi 2-kohalise numbri vaata. Et kas sa said number 10 või sa said 19 või 28 või 37 või 46. Ja siis liitsid kokku, said number 1 selle ellutee. Ja ma tean, kõik see on selline raske nagu kapsasupp, aga võt see niimoodi on, et kui sa tahad nagu väga tükeldada, et siis seal annab ka jälle see 20 number, mis enne 1 tuleb, see annab ka jälle erineva pehmuse. Et siin näiteks, jah, seal 46, kui sul tuli, siis 4 on nagu arhitekti tüüp, on ju selline nagu räigelt jalad maas, number 6 on pehmust sulle juurde. Kui sa said 37, siis see on 3 on selline loov, lahe, selline väike selline liblikakene, mõtled, et kord kunst, kord muusika ja number 7 annab sellise kvanthüppe, teen kohe ära konkreetselt selline asi. 28 ma just rääkisin, väga loov ja selline väga hea südamlik ja tore inimene, 8 annab talle põmm lihtsalt gaas peale ja nahu. Ma loodan, et sa ei kuulnud seda praegu. 19 on selline, mis ma sulle enne rääksin ja 10 samamoodi, eks enne kui sa said seda number 1. Kuid jah, number 1 on juht, megajuht, kes oskab teisi innustada, tegutsemisele juhtida. Samuti ta võib olla väga tähtsal kohal või siis juhi parem käsi. Üleüldse teie, vot siin, number 1 kõik kokku. Teie ei tohiks tegelikult alluvuses üldse tööd teha, sellepärast, et te muutute kurjaks, ei usalda mitte kedagi, nii nagu ma ütlesin. Te peaksite olema ise oma ettevõtte juhid. Ehk siis ideaalis on sellise missioonimumbriga inimesel olla siis oma ettevõtte juht, nagu ma ütlesin, ja alluvusega on tal probleeme. Et paljud selle numbri esindajad nii sünnipäeva kui ka elude numbri puhul töötavad näiteks taksojuhina või autojuhina, sest seal nad ei pea eriti kellelegi alluma. Nad tihtipeale ei taha kuulata teiste arvamusi ja neid see tegelikult isegi ei huvita, kes mida temale soovitaks või soovitab. Ehk siis ma ütlesin teile, kui teil on tuttavaid number 1, siis kui te saadate selle video talle, milles ma olen ülitänulik, kui ta seda kuulaks. Aga ta ütleb kohe, et kuule, see blond tädi ajab see mingit prahti suust välja. Ehk siis nende jaoks, nende arvamus on kõige olulisem ja punkt. Miks ma ütlesin enne, et kuningad ja kuningannad? Nii see on. Et suur soovitus neile, teile, number 1-dele. Avastage teiste inimestega ja nende arvestage teiste inimestega ja nende arvamustega. Igal ühel siin maapalli peal on oma ülesanne, kõik ei saa ja ei oska nii nagu sina, kallis number 1. Päriselt. Ja see, et kui sina arvad, et lihtsalt sinu arvamus on kõige õigem ja nii peavadki kõik tegema, no siis mina ütleksin, et ei ole. Meil kõigil on omad tunded, meil on kõigil omad mõtted. Nii nagu siin üks ka kommentaaris mulle pani, et kuidas mida, et tema arvates nii, et ja loomulikult kõigil meil ongi oma arvamus. Mina väga austan seda, et meil on kõigil oma arvamus. Lihtsalt see, et me saame ise valida, kas me seda teeme või me seda ei tee. Ja nii ongi. Mina näiteks ei tule ütlema, mida te peate tegema. See on teie puhas enda valik. Ja, et number 1 kallikesed, tegelege endaga, uurige rohkem enda kohta. Et suhetes kipuvad need number 1 olema väga tähtsad, ehk siis kuningad ja kuningannad. Vahet pole, kas oled vees või naine, number 1. Ehk siis sündinud mäletate, 1., 10., 19., 28. Mis sa soovid, et kõik arvestaksid sinu arvamustega, kuna see on õige ja teiste arvamus on üldjuhul vale. Nad võivad olla suhtes kapriissed, nõudlikud teiste suhtes, mis ei tähenda, et nad ise seda teevad, mida nad teistelt nõuavad ja nii edasi. Ehk siis siin ma räägin nagu kõikidest, kellel on see sünnipäev ja samas siis ka see missioon number 1. See teeb sellise, annab natukene, teate, ma ütleksin sellise tige-tikri energia millegi pärast. Ja siis magamistoa poole peal number 1 ja number 10 võivad alguses olla hellakesed, nii mehed kui naised, kuid üldjuhul nad soovivad, et neid rahuldatakse ja neile tehakse. Ehk siis nagu te üleüldiselt kõik inimesed teate, siis suhte alguse faasis on ju kõik väga mega, aga siis kui hakkab see argipäev, siis me ju teame kõik, kuidas asjad lähevad. Siin ei pea eriti palju rääkima nendest asjadest. Et kui siis number 19 on jällegi väga aktiivne magamistoas, seepärast, et tal on fantaasia hull,
ja 28 jällegi väidab siin seda, et ta on meelitav ja teisi arvestav. Issand, kus ma sellise jutu olen siia võtnud. Okei, las see magamistuba jääb. Ja. Ei ole minu nokkida see lugu. Nii, aga kui sul on laps number 1, siis tema puhul tähele panna kõik, mis ta koos sinuga on planeerinud, ka täide viiks. Arutada läbi, kui lapsel on soov kiiresti harrastusi vahetada. Et üldjuhul selline laps võtab vanematelt ainult ühe endale liidriks, kas siis ema või isa. Ja siin juhul, mis mina olen tähele pannud kogemusest ja siis sünnikaartide nende analüüside tegemisel on see, sealt tuleb kuidagi välja see lugu, mitte kõigil, aga kogemus ka ütleb, et 28 mehed on võtnud omaks endale ema ja 28 sündinud naised võtavad millegipärast isa. Ja nad on kusjuures nendega, nad hoolivad temast südamest tegelikult, aga nad ei ütle seda välja. Ja nad on nendega nagu sõnajalal ka. Seda on nagu 2 mehe saag. Sellised mõnusad riiukuked on ka need sellised kapriisitsejad. No okei. Mulle nagu te näete, siis ma erutun kohe selle numbri peale millegi pärast. Kuigi ma tunnen number 10 ka väga ideaalne inimene, mitte ideaalne, siin polegi ideaalseid inimesi, mina ka ei ole ideaalne. Aga siis kõigil meil on mingi oma kala kuskil, eks ju. Et 28 ka ma tean väga head inimest, aga no ma ei ole temaga ju paari suhtes, ma ei ole temaga koos, et kõigil meil on mingid omad jutud seal. Nii, ja siis number 1, kui sul on see laps, siis teate, mis siin oleks väga oluline, ehk siis 1 oli vaata 1, 10, 19, 28. Pange siin palun tähele seda, kui laps ütleb, et vaata tahab seda harrastust ja siis ülehomme ta ütleb, et ta enam ei taha. Siis rääkige enne see korralikult läbi, öelge talle, et no nii, nüüd on kuumaks selline, et noh, emme või issi on ju, me siis hakkame sul seda maksma ja nii edasi, et nüüd sa pead selle nagu lõpuni käima, seepärast, et ta võib täiesti nagu konn lihtsalt hüpata ja ta enam ei taha. Vot sõber Juku ei käi enam seal, vot tema enam sinna minna ei taha. Nii, nüüd see siis enam-vähem kõik räägitud. See on siis meie esimene videosarjast 1-9 inimeste iseloomud numbrite ja energiate abil. Et nii kaua siis, kui need teised tulevad ja palun siis kannatust, nad kõik tulevad omal ajal ja telli siis kanal, et sa milleskist ilma ei jääks. Jaga palun seda videot siis ka teistega, kui sa tead, kes seda infot võiks vajada ja leiad siis meie kohta informatsiooni, miks ma räägin meie, seepärast, et mul on ka tiim, kes mind aitab, aitäh kallid tiimikaaslased, see natukene kasvab meil juba. Et andke meile endast siis teada numbritekeel@gmail.com, kui te tahate seal mingeid teenuseid, siis me kirjutame teile. Tegelikult teenuste hinnad on olemas ka täiesti avalikult kättesaadavad Facebooki grupis numbritekeel. Suletud grupis vist on ta üleval ja Instagramis on olemas, TikTokis ka saate informaatiat. Ja Facebookis siis ma arvan, et mingi aeg ma teen jälle live kohtumise, vaatame, kuidas see meil läheb. Esimene läks päris kihvtilt, natukene konarlikult alguses, aga täitsa Nichivoo tuli välja, minu meelest oli vahva. Ja mis siis ikka, et variante on seal palju, kuidas ma teid aidata saan, aga eelkõige, mida ma ütlen, et enne kui te tahate seda analüüsi saada, siis te saate siit mu kanalilt juba nii palju informatsiooni, millega ennast aidata. Ja te juba tunnete mind, nii nagu mõned on öelnud, et jah, sinu hääl on mulle juba tuttav, et ja need, kellega siis ma teen seda suhteanalüüsi siis suuliselt häälsõnumitega, eks, ja siis meil on seal 2 kohtumist, siis see ongi tore, te saate siit palju infot juba. Ja ma olen suhtlemisel teiega ka selline suht otsekohene, ma ütlen seda, mida ma näen siis teie numbritelt, et ma arvan, et see on nagu ainukene võimalus siis nagu päriselt endast teada saada. Millal siis veel, eks ju. Aga mina tänan, olen Merike numbrite keel. Tšauki-pauki.